Tere siis minu poolt ka. Olen Brenda Kukk, Kambja valla geoinfospetsialist ja mõtlesin, et tooks teemaks siukse tehnilisema poole detailplaneeringute töölaua näitel, kuna siukest suurt pilti võib-olla ei oska nii hästi veel välja tuua, et töökogemus on niivõrd väike. Aga käiks põgusalt läbi tutvustusosa ja siis jõuaks selle põhiteemani. Saame siis kõigepealt tuttavaks natukene, et olen geodeesia taustaga, lõpetanud geodeesia ja maakorralduse. Erialaselt olen siis 7 aastat erasektoris töötanud. Olen siis nii maamõõtja olnud väljas kui ka joonestaja sees ja sain ka kätt proovida arendustegevustes. Et siis nagu mainitud, töökogemus on väike, et selle kuu keskel saab tõesti aasta ja eelnevat töökogemust omavalitsuses ega ka siis Arkissiga polnud, et kõik, mida ma täna näitan, mahub sellesse aasta sisse. Väike tutvustus siis Kambja vallast, et asume Tartu maakonnas, Tartu linna külje all põhimõtteliselt moodustame siis siukse poole ala sellest Tartu linna kesklinna tsoonist, et kohati kaob see piir ära, et kus on linn ja kus on vald. Ja oleme geograafiliselt siis sellises kolmnurgas, kus puutume siis meie Tartu maakonnaga kokku Valga maakonna ja Põlva maakonnaga. Et siukene kolmnurk tekib meie aladest. Pindalalt jääme siis alla 300 ruutkilomeetri oma 5 alevikuga, millest 4 siis paiknevadki Tartu linna ääres ja ülejäänud siis 40 küla oma pindalalt siis suuremad ja väiksemad. Võtsin siis ettekannet ette valmistades väljavõtte rahvastikuregistri andmetest Kambjas registreeritud elanike kohta 1. oktoobri seisuga ja võrdlesin seda siis aasta algusega ja sain siis tulemuseks, et circa 250 inimest on vähem kui aastaga registreerinud ennast valda, mille siis võib, üks põhjustest kindlasti on see, et me oleme tuntud suure arenduspiirkonnaga, et detailplaneeringute menetluses on kuskil sinna circa 130 detailplaneeringu. Et need on siis nagu erinevates järkudes. Siis ma käin hästi kiiresti läbi, et mis meil siis avalikult kättesaadavad on teede lume- ja libeduse tõrje, et samamoodi piirkondadeks jaotatud erinevat liiki teed, pole ise jõudnud põhjalikult süveneda ja seda siis uuendada. Tean, et piirkond 8 ja 10 läksid see aasta hankesse ja siis see on nagu ühe alana praegust. Siis ise sain jäätmekonteinerite infot uuendada koostöös keskkonnaspetsialistiga. Siis vahepeal oli vajadus teadete tahvlite kaardistamiseks. Sain ka samamoodi infot, et ise väljas ei ole käinud. Siis esimestes tutvustustes oli välja toodud ka valla bussiliinid, kuhu kuuluvad siis koolibussiliinid ka. Et seda sai nüüd enne kooli uuendatud. Siin on ainukene siukene probleemne koht, mis vajab veel lahendamist, need lõigud, kus bussid siis liiguvad edasi-tagasi mitu korda, et kuidas seda siis
kuvada niimoodi, et ka kodanikel oleks siis see marsruut arusaadav. Siis detailplaneeringute juurde me jõuame. Ja siis mõningaid selliseid tööfaile, et ikkagi teemakaardid on teemaks, andmete visualiseerimine, et tuua ette see visuaalne pilt andmetest. Siis kui tööle asusin, siis suure hurraaga hakkasin tänavavalgustustega tegelema. Sain aru, et Evaldist tulenevad andmed vajavad põhjalikku korrastamist. Ja see on praegust hetke natuke soiku jäänud. Siis kuna meil on käsil hetkel üldplaneeringu uuendamine, siis ka tööfailidena ettepanekute ja andmete vahetamiseks, edastamiseks on tööfaile. Olen ise saanud siis juba hangete lisadokumentidesse selle sama hoolde hanke juurde infot luua ja ka tööspetsialistiga on siis selline tihe omavaheline meil koostöö, kus ma saan talle siis nii-öelda põhjad ette teha ja siis ta tegelikult ise saab ka omal käel andmete pealekandmisega täitsa hakkama. Aga siis see põhiteema. Selle omakorda jagasin siis ka 4, et alustame sellest andmestruktuurist, aga et tuvastada, et mis siis ikkagi vaja on, siis see tegelikult tulenes sellest, kui ma hakkasin seda töölauda looma, et millised andmed mulle tegelikult ei sobi ja mida ma pean ümber tegema hakkama ja samamoodi ka kihtidega. Aga kui alustada siis teistpidi, siis mina sain andmed siis sellisel kujul, kus kuupäev ja tekstiline osa olid ühes lahtris, aga tekkis kohe probleem, et ei saa sorteerida ja tähestikuliselt järjestada ja nii-öelda sellega tööd, põhimõtteliselt oli kasutu. Siis otsustasin, et löön siis need asjad 2. Kasutasin siis natuke AI, abi ja Pythonit, et esmalt siis sain loodud või defineeritud siis sihukese väikse funktsioonikkese, kus andsin ette, et kui selles veerus ja nendes veerulahtrites on väärtus, siis ta tagastab 10 tähemärki, ehk siis see on kogu see kuupäeva osa koos punktidega. Ja nii sain ma siis tulemuseks kuupäeva, mis küll algselt oli vaja teha abiveerg, sest vormingud olid erinevad ja siis ta sellest päris täpselt aru ei saanud. Kindlasti seda saab Pythonisse juba kohe sisse kirjutada, tol hetkel lihtsalt see oskus puudus, et see oli AI väljavõte ja lihtsalt katsetasin. Aga kopeerimist, copy-paste teise veergu toimis. Ja siis oli tekstiline osa vaja kätte saada. Kasutasin samamoodi AI-d, lasin talt siis genereerida koodi. Nüüd oskan ka seda selles mõttes ise seletada, et väike lisakoolitus on läbitud, et tuvastab ka täpselt samamoodi, et kas selles lahtris on tekst. Kui ei ole, siis ei tee midagi. Ja kui ta tuvastab ära sõnad otsus või korraldus, siis ta tagastab alates sellest sõnast kõik ülejäänud teksti. Ja selle sai siis kohe õigesse lahtrisse nii-öelda üle kanda. Väikese liigutuse tegin natukene seal pärast veel, et see esialgustäht oleks ka siis suur lihtsalt visuaali mõttes korrektne. Siis kihtidega just täpselt sees, kui ma seda töölauda mudisin, sain aru, et mul ei sobi, et kõik kihid eraldiseisvad on.
siis nad olid jah, seisundipõhiselt eraldi, pidin jälle nii-öelda ArcGIS-Pros neid lõikama ja kopeerima teisele kihile ja see minu jaoks oli ka tüütu, andmed olid erinevates tabelites, kogu üldist pilti ette ei saanud. Ja siis ma otsustasin, et ma löön kõik selle asja ühte patta. Ja siis kasutasin unikaalseid väärtuseid, et siis ikkagi neid eristada seisundi järgi. Ja see andis siis mulle võimaluse, et mul ei ole ainult mitte algatatud kihis ainult see info, mis on algatatud järgus, vaid ka mul on seal võimalik võtta need andmed välja, et kuna kehtestatud siis see planeering algatati, kui seda on vaja. Ja siis jah, saigi loodud, et need on jah siis sellised analüüsitavamad. Et kui me jõuame veebikaartini, siis tekkis korraks selline teine probleem, et nüüd on mul üks kiht, mida sisse välja lülitades läheb kinni kogu sisu, et ma ei saa panna näiteks algatatud planeeringuid kinni ja teised jäävad lahti või ainult kehtestatud planeeringuid näidata. Ja siis otsustasin, et ja teine probleem oli ka muidugi see, et ma tahtsin hüpikakendes näidata siis seisundile vastavat infot, et mitte seda infomüra sinna kõikide juurde jätta. Ja siis ma kasutasingi selle sama baaskihi dubleerimist ja siis lihtsalt filtreerisin, tegin neid nii palju, kui nagu mul seisundeid oli ja siis filtreerisin, sain samamoodi ikkagi nagu eraldiseisvad kihid, sain siis igale erinevat hüpikakna sisu määrata. Lõpuks muutsin ikkagi kihipõhiselt ka andmed ainulaadseks, et lihtsalt see legendi osa oleks korrektsem. Et selles mõttes kihid tunduvad justkui, et nagu midagi poleks muutunud, aga seal taustal on see, et mul on üks ühtne andmebaas põhimõtteliselt ühe kihi näitel, et kui ma seal Pros seda uuendan, siis tegelikult ju nende kõikide kihtide sisu korrektselt muutub. Ja siis siin on need hüpikaknad, et kui on kehtestatud, siis ongi kehtestamise info juures, algatatud info juures. Ja siis töölaua juures tekkisid sellised 3 kategooriat, millega tegelesin. Et eraldi kihtide probleemid, mida siis selle baaskihi kasutuselevõtuga likvideerisin, geokodeering, et kui andmeid otsingus otsida, et ta alguses viskab ju kogu maailma igasugused aadressid, et see ei meeldinud. Ja siis natukene visuaalsest poolest. Et kui nüüd võtta töölaud lahti ja hakata sinna elemente lisama, siis iga elemendi jaoks on vaja seda andmebaasi alla võtta ja siis ta pakub alguses kaarti enda kihte, no mis siis sai loodud. Aga probleemid tekkisid kohe sellega, et kui ma tahtsin mingisugust üldist statistikat näidata või siis kõiki planeeringuid koos kuvada, nii et mis see osakaaluprotsent on, siis tegelikult ei õnnestunud. Ja siis saigi see baaskiht loodud, mille saab eraldiseisva kihina sisse tuua. Sisu on tal ju tegelikult sama, aga lihtsalt kõik kihid koos. Ja toimis, sain hakkama. Ja sama tekkis siis selle URL parandiga. Kasutame seda siis selle eesmärgiga, et kodulehel, kui planeeringu info läheb üles, siis ei ole ainult viide kaardirakendusele terviklikult, vaid kasutasime siis Zoomi, et ta zoomiks kohe konkreetselt selle planeeringuga sisse, kui ta sellele konkreetsele lingile vajutab.
Ja siin oli täpselt samamoodi, et kui on eraldi kihid, siis iga kihi kohta pidi tegema uue parameetri, seda eraldi nimetama ja see haldus, mis oleks olnud pärast sellel kodulehe haldajal, siis oleks pidanud iga kord, kui seisund muutub, uue lingi selle juurde panema ja seda tööd me raskemaks ei taha teha. Ja siis aitas samamoodi sellise baaskihi loomine, sai ühe parameetri tekitatud, selle nimetasin extendiks ja siis selle planeeringule antud numbri järgi saab siis selle Zoomi asukoha defineerida. Seda siis näitan natukene pärast selle konkreetse kaardirakenduse peal ka. Ja siin siis aadressi otsing, et kui esimene pool on, siis kasutasin lihtsalt praegust, et sellega tuli hästi see võrdlus välja. Et maailma aadressid koheselt tulid välja ja kui kasutada siis seda Eesti piirkonna põhist lokaatorit, siis tegelikult tulevad ainult Eesti andmed välja. Et see oli selline planeerijate poolt tulnud nagu sükene ettepanek, et kas sai. Et seda siis ettevõtte seadete alt sai loodud. Ja siis visuaalne pool, millega natuke tegelesin, et kuna ise olen AutoCAD-i kasutaja olnud ja pigem olen selline tumeda kuva usku, siis esmajoones võtsin selle kasutusele, aga siis hakkas visuaalne pool häirima. Kas te näete seda lingi viidet seal hästi? Ei näe. Ma arvan küll. Et heleda peal tuleb see paremini välja, aga ma ei jätnud jonni. Mind huvitas, kas seda saab muuta? Küsisin Alphagisi enda klienditoe käest abi, sain teada, jah, saab muuta. Selle jaoks aga oli vaja pop-upi seadistused viia HTML moodi ehk siis tekstiliseks ja siis anda talle need parameetrid, selle sisu pidi siis õigesse kohta panema, mis oli paras väljakutse, siis õigesti nimetame, millise selle lahtri kohta ja selle sisu kohta see käib. Katsetasin, sain toimima, aga kuna me lõime ühe tervikliku kihi, siis proos ma muudan kogu baaskihti. Ja kui ma tegin nüüd duplikaadid, millel ma tahtsin erinevat sisu hüpikaknas näidata, tekkis probleem. Siis on vaja ümber teha. Ja siin on siis online'i versioon sellest, kuidas ta seda tekstilist osa kuvab. Võib nagu näha, et täitsa värv on muutunud ja see viide sõnaline osa samamoodi toimis. Aga kui nüüd proovisin online'is neid kihtide põhiselt siis seda infot juurde lisada, siis hüppikakna tabeli vorming läks jukseks koledaks. Et minule see ei meeldinud, ma ei leidnud sellele ka online'is lahendust ja siis ma otsustasin ikkagi, et jääb hele. Aga kuna mul olid teatud värvid siis pandud tumeda peal kuvamiseks, siis nad heleda peal väga hästi välja ei paistnud, siis otsustasin, et ma teen need pealkirjakohad siis ikkagi jätan tumedaks, et siis nad tulevad välja. Ja siin on siis nii-öelda näha, et see Zoom täitsa toimib, et kui mul seal extend URL-is sees on, et ta viskab selle planeeringu juurde. Ja ega siin midagi muud ei ole, kui põhjaks on siis see veebikaart, sellega seotult legend, ja siis on kõrval erinevad listid, et on erinevad siis seisundid ja siin on siis selline funktsionaalsus, et kui vajutada siit selle planeeringu peale, siis ta tegelikult hüppab sellele planeeringu juurde ka. Et
lihtsustab üles leidmist, et ei ole lihtsalt suur andmestik. Ja siis see list iseenesest näitab ka selles mõttes niisugust väikest ülevaadet, et nad on kuupäevaliselt nüüd siis sorteeritud ja siis kõige uuemad selles seisundis olevad planeeringud on siis esimeste seas. Ja kui siit selles mõttes tagasi vajutada, siis ta tegelikult zoomib välja tagasi ja näed kogu pilti ja siis on siis aadressipõhine otsing siin täitsa olemas. Et see on selline minu tööprojekt olnud siis siin Kambja vallas. Ja, minu poolt kõik.